Mina võib-olla alustaks sellest, et ma kinnitaks, et peamine konverentsi teema ei ole ka Tallinna linnale võõras. Mina isegi ütleksin, et see on rohkem kui aktuaalne ja vähemalt kolmel põhjusel. See teema on otse seotud kolme linna tähtsa valdkonnaga. See on ökoloogia, see on linnatransport ja see on linna planeerimine. Ja kui me räägime tuleviku perspektiivist, siis linnal on kaks peamist instrumendi, kuidas protsesse mõjutada. Üks nendest on ühistransport ja teine regulatsioon. Ja kui esimese instrumendi puhul me juba praegu saame öelda, et linnal on kontseptuaalne nägemus tuleviku osas, siis see, mis puudutab õigusruumi, ei ole veel päris selge. Ja mulle tundub, ei ole päris selge ka riigi tasandil. Aga alustame sellest, mis on enam-vähem kindel. Võib-olla ei ole kindel, aga plaanid on olemas. Teadaolevalt Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks aastaks 2030 vähendada CO2 emissiooni 40% võrra ja kliimaneutraalsus saavutada aastaks 2050. Meie väike, aga samas ambitsioonikas plaan on Tallinna ühistranspordi teha 100% elektri ühistranspordiks aastaks 2035. Te näete praegu sellised vaheetapid, mida me oleme endale välja töötanud selleks, et enda eesmärki saavutada. Aga alustame sellest, et ettevalmistöö käib juba praegu ja eelmisel aastal oli sõlmitud Eesti Energiaga koostööleping ja kui praegu Tallinna ühistransport ehk siis trammid ja trollid kasutavad roheelektrit ainult 25% ulatuses, ehk siis 75% on tavaline elekter, siis juba järgmisest aastast meil on plaanis kasutada roheelektrit 100%. See omakorda annab võimaluse vähendada CO2 emissiooni, selle mahtu 22 000 tonni ulatuses, mis omakorda tähendab, et see on umbes 10 000 autode aastamaht. Samas, kui me räägime elektri ühistranspordist, me peame tunnistama, et kui see plaan oleks juba järgmiseks aastaks või isegi 10 aasta pärast, tegelikult me selleks valmis ei ole. Ja just sellepärast see meie plaan on jagatud etappideks. Ja üheks etapiks on üleminek gaasibusside peale. Kui rääkida konkreetsemalt nendest verstapostidest, siis tegelikult juba järgmiseks aastaks meil on plaanis katsetada elektribusse vähemalt ühes Tallinna ühistranspordiliinis, et juba praegu aru saada, mida see tegelikult tähendab.
Elektribussi me katsetasime juba ka käesoleval aastal ja mingi ettekujutus meil juba on olemas. Samas, kui me räägime süsteemist, siis see üleminek ja uue süsteemi rakendamine kindlasti peab võtma aega. See tähendab, et lähiaastadel meil on plaanis osta täiendavalt ja parki uuendada sellega, et me ostame 350 gaasibussi, et juba 3 aasta pärast 65% meie bussipargist oleksid ainult gaasibussid. Ja juba aastaks 2025 meie bussipargis ei peaks olema ühtegi diiselbussi. See omakorda juba tähendab, et 15 aasta pärast meil on tõenäoliselt võimalikult saavutada 0 emissiooni ühistranspordil. Praegu, kui me räägime võrdlusest, siis me peame tunnistama, et elektribussid on umbes 2 korda kallimad kui diiselbussid ja me loodame, et 10 aasta pärast areneb nii tehnoloogia kui ka tekib suurem valik hinnapakkumiste osas. Aga juba praegu me näeme, et elektribussid kulutavad kütust 3 korda, isegi 3,5 korda vähem kui diiselbussid ja gaasibussid kulutavad 2 korda vähem kütust kui diiselbussid. Ehk siis see tegelikult see tuleviku perspektiiv ja eesmärk on ka läbi kalkuleeritud. Samas ühistranspordi osas tekib küsimus, mis on selle liikuvusviisi perspektiiv. Nagu te näete, viimastel aastatel ühistranspordi kasutamine on suhteliselt stabiilne, vaatamata sellele, et tallinlaste arv kasvab iga aastaga. Need andmed ei ole päris täpsed, kuna need on ainult TLT andmed. Teadaolevalt veel eelmisel aastal linnal oli ka partner erasektorist MRP, ehk siis tegelikult see number peaks olema umbes 140 miljonit sõitu iga aasta. Kas see on vähe või palju? Siin võiks välja tuua sellise võrdlusmomendi, et Riias teadaolevalt elanike arv on 2 korda suurem, ja loomulikult ka bussipark on suurem ja nende ühistranspordi sõitude arv keskmiselt aastas on 150 miljonit sõitu aastas. Aga see, mis tekitab muret, ei ole sõitude arv, vaid pigem dünaamika. Ja kui me vaatame järgmist slaidi, siis tegelikult siin on ka vastus. Iga aastaga me näeme, et inimesed teevad valiku erasõiduauto kasuks. Ja muidu see ei ole ainult Tallinna tendents ja ei ole ainult meie riigi tendents, isegi sellistes riikides, kus aktiivselt kasutatakse alternatiivseid transpordivahendeid, nagu Taanis või Hollandis, kus jalgratta kasutamine on peaaegu
religioon, isegi seal eraautode arv iga aastaga kasvab. Ja nagu me saame aru, see on otse seotud majandusseisuga, majanduskasvuga. Ja kui autode arv kasvab, siis kui me räägime linnaruumist, siis tegelikult suurt vahet ju ei ole, kas ummikus seisavad diiselautod või elektriautod. Ei, ökoloogia osas muidugi on suur vahe. Aga kui me räägime linnaruumist, siis siin seda vahet ei ole. Loomulikult me mõtleme ka selle peale, see ei ole tänase konverentsi teemaks, aga põgusalt tooks välja need peamised aspektid, millega tuleb tegeleda. See on eelkõige ühistransport. Miks inimesed valivad enda autot? Selleks on olemas väga lihtne vastus, sellepärast, et see on mugav ja kiire. Ja Tallinna puhul me peame arvestama ka sellega, et 30% liikluskoormusest tegelikult tulevad väljaspoolt Tallinnat. Ja see meie viimane initsiatiiv, et Tallinn peaks looma koos naabritega ühistranspordisüsteemi, on ka üheks meetmeks, et seda probleemi tulevikus lahendada. Loomulikult peab olema alternatiiv, aga selleks, et inimesed oleksid motiveeritud alternatiivi kasutada, selleks peab olema ka linnaruum valmis. Ja siin me peame tunnistama, et täna me seda 100% konstateerida veel ei saa. See, mis puudutab just linna planeerimist, aga tegelikult suurem küsimus või suurem probleem on mõtteviis. Kas me oleme valmis selleks, et vaatamata majanduskasvule loobuda isikliku transpordist? Mulle tundub, et see tendents tasapisi juba tuleb, eelkõige tänu sellele, et noorem põlvkond tõepoolest mõtleb juba teistmoodi. Alguses ma rääkisin sellest, et kui ühistranspordi osas meie jaoks eesmärk on olemas ja perspektiiv on enam-vähem selge, siis mis puudutab regulatsiooni ehk siis õigusruumi, siin seda selgust veel ei ole. Ja see, mida me praegu saame teha, võib olla eelkõige õppida naabrite kogemusi. Teadaolevalt erinevaid valikuid on juba praegu pakkuda küllaltki palju. Londonis näiteks on juba praegu otsustatud, et tulevikus kõik taksod peavad olema ainult elektritaksod. Kuskil on juba otsustatud, et Amsterdamis et juba 10 aasta pärast linnas ei peaks sõitma ükski diisel või diiselauto. Roomas seda soovivad kehtestada juba 4 aasta pärast. Ja teadaolevalt Taani poolt on tehtud ettepanek, et kogu Euroopas aastaks 2040 ei oleks ühtegi diiselautot. Ja veel üks huvitav kogemus. Ühes Hollandi linnas on otsustatud, et kesklinna baaride ja kaupluste teenindamiseks pääseb ainult spetsiaalse elektrirongiga. Ehk siis siin on välja toodud need võimalikud meetmed õigusruumis, mida võiks ka meie üle võtta või vähemalt enda jaoks läbi analüüsida. Ja lõpetuseks üks huvitav küsimus,
mis tekkis meil meie arutelude käigus, et see on üks viis, kuidas elektriautode valdkonda arendada, ehk siis isesõitvat autot. Ka linn on pilootprojektide raames selliseid võimalusi katsetanud. Üks projekt lõppes sügise tulekuga, sest isesõitev auto tõlgendas lehte takistusena ja loobus sõitma. Ehk siis siin on veel palju asju, tuleb õigesti programmeerida. Aga kui see on meie tulevik, siis tekib küsimus, kui sa ei pea ise oskama rooli taha sõitma, siis tegelikult sellist autot saab kasutada iga inimene. Ja kui igal inimesel see võimalus tekib, siis kaob ka vajadus ühistranspordit kasutada ja siis me peaksime selleks, et välja selgitada endale tulevikus autode arvu, korrutada seda inimeste arvuga. See on lihtsalt selline huvitav teema arutamiseks, et kas tulevikus selline auto peaks või võiks olla eraomandis. Aga see oleks ka minu poolt selline lühike ülevaade meie plaanidest ja mõttedest ja püüan vastata ka teie küsimustele. Aitäh! Aitäh! Meil on päris palju küsimusi tekkinud. Hakkame minema, vaatame, kui kaugele me jõuame. Kas väikesed jagatud elektrisõidukid võiksid ka ühistranspordiks liigituda ja pakkuda piletivaba süsteemi mobiilsusteenuse kasutamiseks? Jah. Ma arvan, et tänaseks jagamisautod tekitavad rohkem küsimusi kui vastuseid. Et kas jagamisauto on isikliku autole alternatiiv või ühistranspordile? Mina väidan, et praegu see on pigem alternatiiv ühistranspordile ja sellepärast mina ei näe põhjust, miks me peaksime, ehk siis linn peaks seda soodustama. Kui tuleviku perspektiivis oleks selgelt näha, et see on isikliku transpordi alternatiiv, siis kindlasti. Kas Tallinna oleks huvitatud ka vesinikubusside projektis osalemisest, et tuua biometaani kõrvale veel puhtam vesinik? Jaa, sellele küsimusele ei saa vastata üldteoreetiliselt. Selleks tuleb teha vastava analüüsi. Kas Tallinna linnal on 5 aasta perspektiivis plaanis kesklinnas sisepõlemismootoriga autode kasutust piirata või maksustada? Mulle tundub, et ma osaliselt vastasin sellele küsimusele enda ettekannes. Praegu me peame aru saama, et tänane õigusruum ei anna meile võimaluse reguleerida isiklike autode valiku või piirata nende liikumist. Me võime praeguse õigusruumi puhul seda reguleerida ainult ühistranspordi osas. Elektritransport ja jalgrattateed, kuidas Tallinn plaanib neid valdkondi järele aidata? Ja, ma arvan, et see on üks nõrk lüli selles üldises süsteemis, et jalgrattade teede osakaal Tallinna linnas kasvab iga aastaga. Iga uus suur teede projekt on nii või teisiti seotud ka kergliiklustee projektiga. Heaks näideks on selleks ka Reidi tee, mis praegu Tallinnas puudub ühine võrk, et kõik kergliiklusteed oleksid omavahel seotud ja selles suunas tuleb just selle teemaga tegeleda. Tallinna linna säästva arengu ja energia arengukava on välja hõiganud, et Tallinnas on aastal 2030 kuni 50 000 elektriautot. Kas see on teie arvates realistlik? Ma arvan, et
see pigem on meie lootus, et kuidas me saame seda keskkonda soodustada, et elektriautode arv kasvaks. Mulle tundub, et meil selleks päris täpset kontseptsiooni ei ole. See täpne kontseptsioon meil on olemas ainult ühistranspordi osas. No jalgratta entusiastid kogu aeg toovad meile Helsingi näidet ja küsivad, et kas Kõlvart Helsingis ei ole üldse käinud, et seal on see kõik tehtud ja kõik on nii hästi. Ma küsin, et kas te olete viimasel ajal Helsingis käinud? Jaa, ma olen käinud seal päris mitu korda ja ka sellepärast, aga ma kardan, et ainult sellega olukorda parandada on suhteliselt raske, et kui tänu sellele, et iga kord, kui Kõlvart käib Helsingis, areneks meie kergliiklusteede süsteem, siis see võiks olla loomulikult hea lahendus, aga tegelikult see asi on palju laiem, et ja alustada tuleb üldisest linna planeerimisest. Ja siin on veel küsimus, teeme viimase küsimuse. Kas te ise liigute Tallinnas ühistranspordiga ja mis olukorras? Ja muidu just sellepärast, et see teema on aktuaalne, ma hakkasin viimasel ajal katsetama enda võimekust sõita jalgrattaga. Ja pean tunnistama, et mõnikord päris ebameeldiv kogemus. Aga ma arvan, et ma jätkan sellega, sest see on kõige õigem viis selleks, et enda jaoks aru saada, mis on peamised probleemid selles valdkonnas. Mina tahaksin Tallinna ühistranspordisüsteemi väga kiita siin, sellepärast, et see oli, nüüd on varsti see hooaeg tulemas, eelmisel talvel, kui ma viin lapsi lasteaeda trolliga tavaliselt. Ja üks peatus on sõita, aga siis sellises kõige hullemas lörtsis, poris, pime on, vastik on. Ja siis ma seisin Balti jaamas ja siis sulle ette sõidab buss või troll, mis on puhas, kuiv, uksed lähevad lahti, ma astun sisse ja ta viib mind sinna, kus ma tahan ja tasuta. Ja siis ma mõtlesin, et pagan, et see on ju kõige parem teenus, mida ma suudaks üldse ette kujutada. Ma ei pea ise üldse muretsema. Nii et mina olen väga rahul sellega, aitäh. Ja aitäh, linnapea, teile ka. Aitäh.